nagu nii-öelda tšekkida enda kehas seda magneesiumi taset, sa rääkisid, et ei ole nagu sobivat testi, et mis testi saaks üldse tavainimene siis teha? No meil on see, et kui sa saad aru, kuidas veretesti tehakse, ehk siis see tavaline magneesiumi test, mida nii-öelda tehakse, see, mis 2-3 eurot maksab, see võtab verest, aga veres on ainult 1% nii-öelda magneesiumi ja veri alati kompenseerib selles suhtes, et ta lihtsalt võtab kuskilt, kus on. Ja kui see tavaline magneesiumi seerumi test on juba paigast ära, no siis on ikka olukord ikka väga hull. On olemas kallim test, mis on juba siis 70 eurot kuni 100 eurot, on RBC magneesiumi test, mis siis võtab juba vere lible seest, kuid jälle ta väga adekvaatseid numbreid ei anna, ta annab mingisuguse aimduse, sest et mida meil tegelikult oleks vaja teada, palju meil vaba magneesiumi on. Ja ioniseeritud magneesiumi test on ainukene, mis mõõdab seda nii-öelda vaba magneesiumi, ehk siis mida keha saab siis kasutada, kui tal seda vaja on, kui sul on stressiseisund, mingi lööd varb ära või nii edasi. Ainult kahjuks on see, et magneesiumis ioniseeritud test on ainult üksikutes laborites saadaval ja tavainimesele sinna ligipääsu ei ole. Nii et me vaikselt siin ka nüüd uurime, et kas on võimalik kuidagi läbi SYNLABi seda testi tellida, aga ma arvan, et me siin räägime 1000 eurodest, sest et see tehnoloogia on lihtsalt nii kallis. Kuid siin tekib alati ka küsimus, et kui kaltsiumi, kaaliumi ja teiste mineraalainetel ioniseeritud test olemas, üliodav, iga päev massiliselt testitakse, miks siis ei tehta magneesiumile seda sama testi? Sest kui me vaatame täna näiteks statistikat, siis ütleme, kui me VHO'd ja neid andmeid vaatame, siis seal väidetavalt on nagu 30-40% inimestel magneesiumi puudus. Aga ma arvan, et kui see nii-öelda õige magneesiumi test massiliselt oleks nii-öelda kättesaadav, ma arvan, et need numbrid lähevad sinna 80-90 peale, kus inimestel näidab, et kas siis tugev või ülitugev magneesiumi puudus. Ja mida me täna näeme on ka see, et riigi poolt soovituslikud magneesiumi päevased kogused lihtsalt puhtalt praktika klientide pealt näitab see, et need numbrid on tegelikult oleks vaja tõsta 2 korda. Et see on see, mis on tegelikult reaalsus täna. Ma lugesin su materjalidest, et selline elemental magneesium on olemas, magneesiumoksiid, räägi sellest lähemalt. No tegelikult vaata, kuna me täna põhiteema on ikkagi magneesium ja kuna see kõik naiste tervise, meeste tervisega on seotud, siis tegelikult nagu hästi oluline on aru saada, kuidas siis lugeda magneesiumi toidulisandeid. Ja meil siin järgmise pildi peal on väga hea näide, ehk siis väga paljudel juhtudel, vaata, kui inimene võtab purgi kätte, siis vaatad, et 400 mg magneesiumi, 900 mg magneesiumi. Aga mida peab nagu aru saama on sellest, et see ei näita, palju seda puhast magneesiumi on. Ehk siis elementaalmagneesium, ehk siis ka see puhas magneesium, seda infot oleks vaja teada. Ja ma leidsin siit interneti avarsustest Eestis ja neid on suhteliselt vähedel peale kirjutatud, palju siis see puhta magneesiumi osakaal on, aga näiteks siin konkreetne toode magneesiumsitraat, 500 milligrammi ja kui me võtame sealt, nüüd tootjaid on suhteliselt vähe, kes seda magneesiumi neid algkomponente toodavad, need on suured tootjad ja need protsendid võivad natukene nii-öelda kõikuda. Aga kui sa tead, mis on magneesiumi selle nii-öelda puhta magneesiumi osakaal, siis tänase näiteks magneesiumi selle tsitraadi puhul see on 16%. Nii et 500 milligrammist jääb tegelikult 80 milligrammi järgi. Ehk siis see on nagu see esimene faas. Teise järgmise pildi peal, ehk siis kui me vaatame seda nii-öelda ivendumist, siis esimene pool ja üks asi, mida me oleme siit ei ole üldse kirja pannud, on see, mis su soolestiku seis on. Kas sul on lekkiv, on sul ärritunud sool, sest kui need on juba paigast ära, siis see mõjutab imendumist siis. Täpselt. Ehk siis see võtab juba palju maha, aga ütleme niimoodi, eeldame, et soolestik on ideaalselt korras, mida ma arvan, et isegi minul ei ole. Ja kui me vaatame siit tabeli pealt, siis see on hästi huvitav, näiteks magneesiumoksiidi see puhta magneesiumi osakaal on 60% ja see on kõige suurema näitajaga, aga magneesiumoksiid on tegelikult kõige kehvem vorm üldse. Ja
alati kõik räägivad imendumisest, aga keegi ei räägi sellest puhta magneesiumi osakaalust. Ja kui sa vaatad siin tabeli peale, magneesiumoksiidil on 60% puhast magneesiumi, see võib natukene erineda tootjate põhisel, ehk siis 1000 milligrammist jääb puhast magneesiumi 600 milligrammi järgi. Ja kui sa võtad nüüd selle imendumise, ja siin ka protsendid natukene kõiguvad, me võtsime keskmised, siis sa näed, et magneesiumioksiidist 1000 milligrammist puhast magneesiumi on 600 milligrammi ja kui sa korrutad 4% imendumisega läbi, sulle jääb sealt 1000 milligrammist 24 milligrammi. Ehk siis see on see, mis on see potentsiaalne kogus, maksimumkogus, mida keha saaks võtta. Ja ma olen väga palju head tagasisidet kuulnud magneesiumglütsinaadi koha pealt. Ja kui ma tegin seda tabelit, siis siit mida me näeme ongi see, et magneesiumglütsinaadil on küll väga siukene, ütleme keskmiselt läbi nagu teistelgi 15% see magneesiumi, puhta magneesiumi osakaal ja sealt jääb 1000 milligrammist 150 milligrammi järgi, kuid kuna tal on kõige kõrgem imendumine, siis see on 80% ja saab 120% neil järgi. Nii et see on jälle siuke asi, mida väga paljud ei tea, mina ka ei teadnud, et peaks seda elementaalmagneesiumi osakaalu vaatama ja siis alles see palju sealt nii-öelda imendub. Kuid mis on võib-olla siin hästi oluline teada, et siit on järgmine faas veel. Ehk siis kõik magneesiumi toidulisandid, mis peavad läbima soolestikku, tekib seal nii-öelda see murdosa sekundi jooniline efekt. Väga keeruline teema, aga ütleme lihtsast keeli. Ehk siis, kui me vaatame näiteks magneesiumoksiidil on 24 milligrammi jäi järgi puhta magneesiumi ja siis selle imendumise koha pealt, nüüd sealt läheb veel vähemaks. Ehk siis, kui tavaline magneesiumi toidulisand, mis peab soolestikku läbima, jõuab vereringesse, see väike kogus, siis ta on ainult selles joonilises olekus, ehk siis rakkudel on joonikanalid ja toitjad peavad olema joonilises olekus, et rakk saaks üldse kasutada. Ja järgmise pildi peal on väga hästi näidatud ja ma tuletan meelde, et meil on siin ülejärgmine pilt panna lihtsalt korra. Ja mida me näeme siis on see, et see jooniline efekt ja see on hüpoteetiline. Keegi ei tea, kas see on 10% sealt veel, 20%, 30% või 50%. Aga ütleme, et see on isegi 50%, siis sellest 24 milligrammist võta veel 50% maha. Ehk siis tegelikult need on väga mikrokogused, mis meie kehasse nii-öelda jõuavad. Ja see on hästi huvitav tabel, sest et Riimäeg on ju magneesiumkloriid. Ja kui me vaatame siin üleval selle kasti juures magneesiumkloriidi, mis peab soolestikku läbima, siis seal jääb võib-olla järgi 2,4 või mingi 12 milligrammi. Ja Riimäeg on stabiliseeritud joonide tehnoloogiaga. Tema see elementaalmagneesiumi puhtuse aste, mida nad kasutavad tootmisel on 99,98% ja imendumine 100%. Nii et see lõpuks... Tehnoloogia on seal nagu see kõige nagu... Seda ei vaja enam soolestikku. Ja nad tegid, 2020 aasta tegid ka Inglismaal tegid uuringu, mis maksis $300,000 ja nad tegid seda isegi need uurijad tegid 2 korda ise veel selle tasuta, sest nad ei uskunud seda, et antakse 4 aastat vana pudel ja imendumine on 99,98% ja kõik need stabiliseeritud joonid olid stabiliseeritud. Ja see oli 2 asja, väga huvitav, mida avastasid. Üks oli see imendumine, aga teine asi, mida nad avastasid, oli see, et kui sa tavaliselt sööd mingit toitu, siis keha peab ta vedelasse olekusse ja joonilisse olekusse suutma viia. Ja kui sa sööd toitu, siis tavaliselt rakku jõuavad toitained 10 tunniga, stabiliseeritud tehnoloogiaga 2 tunniga. Nii et selles suhtes hästi nagu nii-öelda põnev. Aga ma läheks eelmise slaidi juurde korraga tagasi. Ja, et nagu nii palju on neid, kui mina olen erinevaid ju toidulisandeid kasutanud, siis seal on alati ju mingid muud ühendid ja ained on juures, et millised on need aineid, mida lisatakse siis magneesiumi toidulisanditesse näiteks? No vaata, siin ongi see, et mis on võib-olla hea teada, on see, et me tänaseks nüüd nende tabelite asjadega ju ja raku biokeemiaga teame, et magneesiumi toidulisandid, mis peavad soolestikku läbima, need on mikrokogused, mis tegelikult rakku jõuavad. Ja ma ütlen, et isegi need mikrokogused annavad väga paljudele väga suurt leevendust.
Aga näiteks, mida peab aru saama, on see, et kui me räägime siin magneesiumi eldoraadist või doraadist ja nii edasi, siis ega magneesium ei ole tegelikult see põhiasi, mis selle nii-öelda töö ära teeb ja kus inimesed neid tulemusi näevad. Enamus juhtudel, kuna need kogused lihtsalt magneesiumil, mis rakku jõuavad, on nii väiksed, enamus juhtudel on need lisaained, mis seda nii-öelda annavad. Ja kui me vaatamegi siin näiteks, ja see ei oma tähtsust, kas seal on 3, 4, 5, 6, 7 või 9 erinevat vormi. Magneesium ikkagi on arvutuste järgi väga väike kogus, aga lisaained on need, mis annavad ja toetavad seda nii-öelda kas siis südametööd, kas siis mingid aminahapped, mis seal sees on, nii edasi. Et selles suhtes jah, ma tean, et väga paljud vaatavad alati seda imendumist, aga keegi ei vaata seda soolestiku poolt, ei arvesta, nad ei arvesta seda puhta magneesiumi poolt ja keegi ei arvesta ka seda murdosa sekundi joonilist efekti. No kui ei tea vaata, siis ei oskagi vaadata, on ju, et siis teie siin tõstategi seda teadlikkust tegelikult. Ise ka täpselt samamoodi ei teadnud ja nüüd tundub see nii loogiline arusaadav, miks tavaliste nende magneesiumlisanditega ei ole võimalik ärevust ära saada täielikult, miks mina võtsin 4 aastat magneesiumi lisandeid erinevalt, ikka olid krambid alles ja täpselt seda sama juttu me kuuleme igalt poolt ja esimene asi, mida inimesed ütlevad, kui kasutama ongi krambid kadunud 2-3 päevaga, une kvaliteet tõuseb tohutult, energia esimese kuu lõpus, ajudu kaob ära, nii et selles suhtes jah, et magneesium on ülioluline mineraalaine. Ja nagu ma kuulen, siis Reemäek lahendab peaaegu kõik need magneesiumi puudusest tulenevad probleemid, mis me siin eespool ka käsitlesime, on ju, et see tehnoloogia pool just on ka hästi oluline, pikoiooniline, siis nagu ma aru saan. Ma arvan, et see pikoiooniline võib-olla ei olegi nii oluline, sest pikoioonilise, ütleme see piko suurusega tooteid on veel, aga mis teevad nende stabiliseeritud joonid on just see, ehk siis nad teevad stabiilseks molekuli, nad ei haara mingeid muid asju ja nad reaalselt jõuavad rakku. Ja meil veel vist ülejärgmise pildi peal ka on välja toodud siis siit veel edasi. Või siis, jah, see ei ole praegu see õige pilt, aga kus meil need tooted väljas on, kõik need mineraalained töötavad täpselt sama nii-öelda tehnoloogia peal. Et magneesiumit me juba teame, sellest me oleme täna pikalt rääkinud, mineraalainete kompleks on puhtalt välja töötatud kilpnäärmetööks, kilpnääre korralikult töötaks, aktiviseeruks, kaalium on magneesiumi parim sõber ja mis oli huvitav on see, et kui me vaatame keha olulise hierarhias, siis tegelikult kaalium on olulisem kui magneesium. Nii et nad on nagu parimad sõbrad, üks aitab ühel paremini imenduda ja töötada ja vastupidi. Siis täna, mis me läbi käime, on ikkagi see tsinkvasega, rauapuudus, meil on see ilukomplektis sees, nahatervis, nii edasi. Ja võib-olla see stabiliseeritud jooni kaltsiumi kõige suurem eriline on see, et kui sa võtad tavalist kaltsiumi, siis see ladestub. Stabiliseeritud joonidega kaltsium ei ladestu sul kehasse.